lihtsalt enam ei ole. Et kõige lihtsam näide, see kõlab nagu fantastika, aga kui te praegu mõtlete, kui palju on iseteenindus kassas koodides ja üle vähem on kassapidajad, ühe rohkem neid kassasid. Need on töökohad. Täpselt sama hakkab juhtuma koristajatega, täpselt sama hakkab juhtuma kojameestega. Tallinnas juba praegu sõidavad ringi pakirobotid ja nii edasi. Tähendab seda, et inimestele tööd ei jagu. No tänased nagu mõistes. Ja kui minu ema rääkis mulle, et Jana vaata, Janis kuutsis хорошо, kuulutsi работать дворником, siis mina räägin praegu oma lapsele, et õpi hästi, muidu sinu saab kojamees ja Indias. Sest Euroopa Liidus kojamehele pole enam vaja. Siin on, kui mingit suurt jama ei juhtu, siin on siis mingisugune koristusmasinate operaator. Ja mis see töö eeldab digioskusi. Aga digioskusi ei Eesti haridus ega Euroopa Liidu haridus väga ei anna. Nii et see raport nüüd oli suunatud sellele, et muuta seda olukorda, et töötada välja nõudmised IT-õpetajatele, need infotehnoloogia õpetajad. Meil pole tõesti olemas, meil pole olemas universaalset. Me kõik teame, mida peab oskama laps, kui ta lõpetab kooli matemaatikas, keeles, ma ei tea, ajaloos, aga meil pole universaalset kirjeldust, millised digioskused peavad tal olema. Ja digioskuste puhul on veel see harvasti või hästi, aga see lihtsalt nii on, et need kogu aeg muutuvad. Sa võid saavutada, omandada teatud materjali mahu koolis ja sellega nagu elada edasi, ma tean, keemias. Aga need asjad eeldavad, et sa kogu aeg õpid ümber, kogu aeg täiendad ennast. Ja ilma selleta, ja me saame väga hästi aru, ja seda tõestavad ka kõik uuringud, et digioskused, nendest saab uus sotsiaalse ebavõrdsuse alus. Need inimesed, kes ei oska õigesti käia läbi nende asjadega, nad jäävad tööturust välja, nad on vaesemad, nad on vähem kindlustatud ja nii edasi. Nii et siin peab ka Eesti pingutama Euroopa Liidu tervikuna.